Tere kõikidele veevalaja tähtkujus sündinutele. Veevalajad, vaatame tänases videos, millised on teie novembrikuu energiad. Vaatame, millistes energiates on teil positiivsed vibratsioonid ja vaatame, millistes energiates on siis nagu negatiivsed. Ja ega need negatiivsed energiad on ka iseenesest lihtsalt sellised, kus kas te ei saavuta selliseid tulemusi või teie ootused ei lähe nii, nagu te plaaninud olete, nagu te tahate, või siis ei lähe üldse teie planeeringud, teie tegevused kas siis käiku või see energia on pigem selline. Ja ta võib ka väljenduda lihtsalt sellisel moel, et te olete mingisuguses protsessis, suhtluses, tegevuses sees, kus te tunnete ennast äärmiselt ebamugavalt. Et mitte just nagu kõige paremini antud perioodil, siis antud kuul, novembrikuul. Ja vaatame siis, ma räägin teile nüüd täpsemalt, mis on teie jaoks novembrikuus positiivne energia. Positiivne energia räägib teile, tegelikult on hästi selline, mingisugused meeldivad emotsioonid on teil. Teil on olnud siin lähiminevikus, kas on mingisugused suured saavutused, suured võidud, suured tulemused või ootused neile, suurtele tulemustele, suurtele saavutustele, suurtele võitudele, et mingisugune selline väga selline hea, tugev, kas siis tunnetus või positsioon on teil nagu juba lähiminevikust tuleb. On teil siin mingisugused protsessid, mis teil käivad. Protsessid, mis on nagu käivad, jooksvad ja mul on tunne, et te nagu ootate see kuu mingisugust kulminatsiooni kuskil, mingisugust tulemust. Kas materiaalsel näol või finantside väljamaksmise näol, finantside näol, tehingute näol, vestluste näol, ükskõik kus. Või siis kas või ravis või ükskõik kus. Negatiivse energia poole pealt ongi nüüd natukene see, et see protsess, milles te osalete, see, mis teil käib, olgu see siis ükskõik kus eluvaldkonnas, ükskõik milline protsess, ka suhetes käib siin, et kõik on siin sees, et kui te nüüd arvate, et te saate nüüd see kuu mingisuguse tulemuse ja et asi teie jaoks lõpeb nagu maksimaalselt kuskilt positiivselt, siis paraku nüüd kaardid räägivad sellest, et mingit tulemust ma siin see kuu ei näe. Pigem teil tuleb nende olemasolevate asjadega, tegevustega, protsessidega veel edasi tegeleda. Et ei ole veel kõik nagu lõpuni formuleerunud, ei ole kõik lõpuni nagu valmis saanud, ei ole kõik nagu sinna finišisse jõudnud. Tuleb veel vaeva näha, tuleb veel teha, tuleb veel tegutseda. Negatiivse energia poole pealt veel see, et igasugused suured materiaalsed tehingud võiks nagu välistada neid. Siin võib olla niimoodi, et kui on teil kellegi inimesega seoses mingisuguseid materiaalseid tegevusi või finantsidega seoses tegevusi või ressurssidega, tervisega, füüsilise tervisega, tööaeg, ükskõik mis siia sisse kuulub, et kui on nüüd kellegi inimesega koos, eriti veel, kui see inimene tuleb kuskilt minevikust või lihtsalt on keegi lähedane inimene või ka sõber või tuttav aga tegu on just nagu materiaalsega, finantsilisega ja sellise ressurssfääriga, siis siin tuleks väga ettevaatlik olla. Need on nagu negatiivsed aspektid.
et siin võib sattuda mingisse väga tugevasse sõltuvusse, seotusse, aheldatusse, lepingutesse, kokkulepetesse, mis ei ole teie jaoks head. Mis on teie jaoks, pärast on nagu raske nendest vabaneda, pärast on raske nendest loobuda või üldse on nagu kuidagi väga keeruline ennast lahti raputada, kui teile ei meeldi, kui te ei taha. Et tasuks nagu hoiduda mingisugustest koostööprojektidest finants ja materiaalses sfääris, kui on seos kellegi. Teile võidakse midagi nagu väga pehmelt, väga lahkelt, väga meeldivalt pakkuda. Väga pehme, selline, see on selline soe, pehme, meeldiv, õrn, selline pakkumine mingisugune. Aga see ei ole teile positiivne. Siin on näha negatiivne aspekt. Siin on näha, et te nagu siis seote ennast väga tugevalt. Et siin sellest tasuks hoiduda. Üldse igasugused ka suured materiaalsed tehingud oleks hea nagu välistada sel kuul. Aga mis on teile üldse hea? Hea on teile, teate mis või? Negatiivne on teie ja palju rahvast. Ehk teie ja mingisugune suur välismaailm. Positiivne on puhkus välismaailmast. See, et te saaksite nagu mõtiskleda oma soovide, oma sihtide üle. Positiivne on selline natukene nagu eemaldumine. Aga see eemaldumine aitab teil mõista, mida teil tegelikult vaja on. Aga see üldse selline nagu eraldumine, eemaldumine, natukene nagu üksi olek, et see on teile kõik hästi positiivne, aga see eraldumine, eemaldumine, üksi olek, see on pigem selline, ta on selles mõttes nagu positiivne, et seal nagu emotsioonid on teil väga positiivsed, seal nagu mingit masendavat tunnetust ei ole. See ongi see, et kui te olete eraldatud, aga teid miski nagu ei masenda selle eraldatuse juures. Te tahate olla üksi. Emotsionaalselt on teil tegelikult ju kõik absoluutselt korras, kõik on hästi, aga te lihtsalt tahate olla üksi. Vot kinkigi seda endale, lubage endale seda üksi olekut, seda eraldatust, et see on teil hästi hea. Suhtlusel teiste inimestega, kui te suhtlete teiste inimestega, siin on nüüd vaadake, positiivsel positsioonil olete teie ja üksi, negatiivsel positsioonil on palju inimesi. Ja kui te nüüd suhtlete teiste inimestega, siis ärge üritage nagu sel perioodil, sellel kuul oma positsioone kuidagi nagu peale suruda teistele. Sest teid võidakse kuidagi nagu vaidlustada, võidakse teile midagi öelda. Ja teid ei mõisteta. Sest see positiivne kaart on tegelikult vaikimise kaart, vaikuse kaart. Sügava vaikuse kaart, aga ta on ka hästi tark kaart. See on olukord, kui on vaja nagu mõelda, millegi üle järele mõelda. Minna ära sellest ühiskonnast, minna ära mingisugusest teatud keskkonnast. Hea on, kui te ei võta vastu nagu teiste inimeste arvamusi. Sest tegelikult kõige tähtsamad vastused, kõige õigemad vastused on just nimelt teie enese sees. Mitte ei tule välismaailmast teie poole, vaid on teie enese sees. Kõige õigemad vastused, kõige õigemad otsused on teie enese kogemuse najal. Ka see, millest te olete juba nagu olnud, läbinud, tarkus, teadmine, kogemused või kõik see.
see on see, kui te olete tegelikult rohkem sellises nagu, ma ei tea, käesolevas hetkes, ei mõtle minevikule, ei mõtle tulevikule, olete täna ja siin. Ja positiivne ongi, see on tegelikult hästi suure tarkuse kaart. See on hästi suure teadlikkuse kaart. Ja see on ka siis, nagu ma ütlesin teile, selline iseenda nautimine, üksinduse nautimine ja positiivses mõttes üksi olla. Kuidagi teised inimesed võivad teid isegi nagu natukene nagu ärritada see kuu. Ja pühendagegi see kuu endale. Pühendage oma otsustele, mis teie sees on, mis teie sees tekivad, sünnivad. Ja pühendage see kuu ka mingisugusele enesearengule, et see on ka hästi hea. Ja peaks see kuu olemagi teile just nagu rahulik, aga mitte nagu mingisugune massilisus. See peaks olema tarkuse kuu, teadmiste kuu, oskuste kuu, oskus veeta aega iseendaga, see on kindlasti hästi positiivne. Õppimiseks, teadmiste omandamiseks, kogemuste omandamiseks, väga hea kuu. Ja pidage siis meeles, et pigem on rohkem keskenduda iseendale, aga mitte kõigile. Kui te pühendute kõigile, siis põhimõte ongi selles, et teid ei mõisteta. Et te räägite nagu teiste inimestega novembrikuus justkui erinevat keelt. Aga nüüd on küsimus, aga kellel siis nagu õigus on, kui te räägite erinevat keelt? Ühemõtteliselt ütlevad kaardid, et õigus on teil. Hoidke see kogu see fookus, tähelepanu, kõik hoidke endale nagu. Et kuidagi nagu teie mõtted, teie ideed, teie väljaütlemised, teie tegemised, need ei ole nagu kuidagi paljude poolt toetatavad. Aga nad võivad olla toetatavad võib-olla kellegi ühe inimese poolt. Teie pere on kindel teie toetaja. Oma perele, oma lähedastele võite toetuda. See on väga hea. Ja nende poolne toetus on teil olemas. Aga mingisugune mass, mingisugune nagu palju inimesi, see on nagu pigem on nagu negatiivne aspekt siin juures, et see on selline, emotsioonid on teil head, et see ei vii teid ei kuskile nukrusesse, ei vii teid ei kuskile masendusse, mitte kuskile sellisesse. Et natukene nagu sellist sulgumist on siin näha, natukene sellist, kui ei tea nagu asju lõpuni, ei saa nagu aru, ei mõista, tekib mingisugune dilemma enda sees, tekib mingisugune valik, tekib kõhklus, tekib kahtlus, siis selle jaoks olete te ise. Te olete ise kõige targem inimene iseenda jaoks. Kõige targem olete. Et kuulake ennast, järgige ennast, minge oma intuitsiooni, oma tunnete ja seda teed pidi. Sest teised inimesed on ainult üks segav faktor. See sumin, mis seal kõik toimub, see on ainult üks segav faktor. Ja teine asi on see, et nad ei mõista teid ka niikuinii. Aga positiivsed emotsioonid on teil, rõõmu on, perega on hästi, sugulastega on hästi, lähedastega on hästi, et selline hästi nagu meeldiv on see faktor. Ma siiski kaldun arvama, et midagi lähiminevikus, mis teil oli sellist, kus te ootate seda kulminatsiooni, et seda siin ei tule. Et siin tuleb teil veel edasi töötada, edasi rabelda. Ressursside osas, jah, teile tulevad ressursid. Ressursid jooksevad teile, aga siin ei ole finaali näha, tulemust ei ole näha, et seda kõike. Natukene on isegi tegelikult peas selline mõtetes, selline kaevamine ja analüüsimine ja võib-olla mingite hästi sügavate tõdede väljaotsimine, hästi selline, ütleme hästi sügavale ja kaugele minek. See õnnestub teil kuidagi väga hästi see kuu, et läheb nagu hästi. Et selle jaoks on kuu hea.
kui te nüüd mõni teist kipub ennast mingis osas süüdistama, siis see on teil nagu asjatu. Et süütunnet kui sellist teil olla ei tohiks, sest teil on ikkagi õigus, te olete nagu ainuõige see kuu, ütleme niimoodi siis. Finantside osas, tehingute osas, mis ma rääkisin ja tulemuste osas, mida nüüd oodata nagu sellelt kuult, protsessid, mis juba käivad, aga kulminatsiooni ootate, siin võivad teile tulla mingisugused tõed avalduda. Midagi võib teile nagu koita, midagi võib teile arusaadavaks saada, mingi informatsioon, midagi saab nagu väga selgeks, midagi saab nagu väga nagu, midagi ujub pinnale nagu teie mõistuses, teie arusaamises aga sellel on nagu, ma ei tea, võib-olla isegi see paneb teid kuskile natukene lükkab nagu üksindusse või eraldatusse või kuidagi niimoodi, aga sellel ei ole negatiivset aspekti. Mingisugune uus impulss, uus innustus, uus teema tuleb teile, uus emotsioon tuleb teile kuu keskel. Võib-olla keegi pakub teile midagi, sest ma näen, et siin on olemas mingisugused teie meelitamised, ärarääkimised, keelitamised, manipulatsioon, mingisugune sõna otseses mõttes nagu mingisugused pakkumised on. Aga ma tuletan veel kord meelde, kui nad on finantsilised, kui nad on seal mingisugune raha, finants või muu selline maik juures, siis see on väga illusioorne, ütlevad kaardid niimoodi. Et pakutakse teile midagi ja kõik, te jääte sellisesse, ega te ei võtagi vastu, te jääte passiivsesse olekusse, aga millest see kõik tuleb, kui teile midagi pakutakse ja niimoodi, sellepärast, et te olete tark. Vot sellepärast, et te nagu oma mõtete, oma teadmiste sügavuses kaevate mingisugused, ma ei tea, kas vanad kogemused kuskilt või mingisugused teadmised välja. Ja te ei lase ennast mitte mingil moel kuidagi nagu ära rääkida, ära meelitada, ära keelitada. Et siin kaart ütleb ka, et jääda nagu kinniseks. Et mitte minna mingisuguste manipulatsioonide ja nendega kaasa. Aga finantsid teil liiguvad, finantsid teil tulevad, tervis teil tuleb, et selles suhtes nagu ressursside suhtes on hea kuu. Et siin ei ole nagu midagi negatiivset. Aga mingisugused pakkumised, no siin on ja te jätate need ja õieti teete. Ma ei tea, mingisugune pakkumine teil tuleb, võib-olla pakutakse teile midagi osta, midagi müüa, võib-olla pakutakse uut tööd, uut projekti, uut tutvust, võib-olla pakutakse midagi, mida iganes huvitavat. Aga siin on kohe kaardid ühemõtteliselt räägivad, et see huvi ei ole teiepoolne. Materiaalne on see kindlasti kohe. See huvi ei ole teie seda mingisugust materiaalset stabiilsust tahetakse nagu kõikuma panna. Tahetakse nagu jalge alt ära lüüa. Ja ikkagi te ei võta mingisuguseid pakkumisi vastu. On pereinimestest ja päris lähedastest inimest, kes on teile tõesti lähedased. Et nendega on siin head suhted, head läbisaamised, nendepoolsed pakkumised on head, aga see muu välismaailm seal on hästi palju aktiivsust on kuskil siin näha. Ja oma aktiivsuste suhtes, võt ongi, et aktiivselt minna mingitesse sellistesse protsessidesse, mis ma teile rääkisin. Siin tuleb kahelda, siin tuleb mõelda, siin tuleb vaadata.
sest te justkui nagu te urgitsete oma nendest kuskilt oma teadmiste sügavusest mingisuguse informatsiooni välja, mingisuguse tõe, mingisuguse teabe välja. Ja te nagu genereerite ennem endale ära, et mingisugused sellised pakkumised ei ole teile head ja otstarbekad. Ja siin on ikkagi kindlasti äraminek, te ei võta vastu. See on väga õige, need, kes ei võta vastu. Aga siin ma tahan öelda teile ühte veel, et need, kes võtavad vastu, need satuvad väga tugevasse seotusse, sõltuvusse. Ja mis neid siis ees nagu ootab? Vaenulikkus. Siit ei tule mitte midagi head, hoiduge materiaalsest, hoiduge sellistest ärarääkimisest ja kõigedest sellest. Te jääte passiivseks, te ei võta vastu ja õieti teete, kui te teete niimoodi. Aga te saate ise sellest aru, sest te olete tark, te olete kõige targem. Ärge pangegi üldse tähele, kui teised inimesed teid ei mõista, teist aru ei saa, sest teie mõistus, teie tarkus, teie kogemus, teie taiplikkus, see on esikohal. Väga vaenulik olukord on seoses mingisuguse meelitamise, keelitamisega, väga vaenulik. Just täpselt see sama kaart lõpuks ka, et siin tasub passiivseks jääda. Ma loodan, et ma sain teid aidata. Soovin teile ilusat novembrit ja kohtume siis järgmine kord uuesti.